Olen siin Põltsamaa kandis ja otsin ühte kinnistut. Hakkame vist kohale jõudma. Täna on fantastiliselt ilus päikeseline sügispäev ja vaatame, kust need maapiirid siit hakkavad. Et tulin täna siia ühte kinnistut pildistama ja sai ilmateatest vaadatud, et täna peaks olema ilus päike paistma ja sinine taevas ja sai spetsiaalselt kokku lepitud, et õhtune aeg, et pärastlõunane aeg, et päike paistab ilusti õige nurga alt maja peale. Vaat siit peakski hakkama nüüd see kinnistu peale. Aga lähme vaatame õue, näitan natukene sulle lähemalt, kust need piirid hakkavad. Oi, kui mõnus. Päike paistab. Ilus kuldne sügis on käes. Ja vaat siit nurgast nüüd peaks hakkama see kinnistu piir ja läheb siis sinna mööda tee edasi. Ja siin on tõesti kasvamas ilus noor mets juba peal. Männid tulevad. Ja lähme sõidame edasi. Nii, turvavööd. Aha, maja paistab. Auto siia tee äärte. Nii, kohal. Oi, kui mõnus. Ikka ma mikrofoni ei ole endale ostnud, nii et ma luban, et ma teen selle mikrofoni asja ära, et aga kogu aeg läheb meelest ära. No, sorry. Aga nüüd see kinnistu, mis jääb sinna nüüd, üks osa kinnistust, mis jääb nüüd sinna maja juurde, aga teine osa jääb nüüd siia üle tee. Kõik see ala siit kuni sinna põõsaste taha veel. Selle maja juurde ja seda põlluala on siin 1,5 hektarit umbes, nii et siin on, ütleme, maad sul põllupidamiseks, aiamaa pidamiseks ja peaks nagu piisama. Okei, lähme siis vaatame ka sissepoole ja no nii, lähme kolame nüüd natukene siin hoovi peal ka ringi. Tundub väga äge koht olevat. Siin on mõnus privaatne sisehoov. Väga vaata seda maja ja nii armas väike majakene siin. Ja kõnnime natuke ringi, vaatame, mis siin siis paistab. Siin on kõrvalhoone. Vaatame, kas siia sisse saame. See on lukus. Aha, siin on garaaž. Saab asju panna. Murunitükeid ja muud träni. Nii, päike paistab tõesti ilusti täna. Õnnime siia maja taha ja sinna jääb nüüd noorendik ja põllud. Ja siis jalutame siit edasi. Siin on kelder. Kui vaja, siis saab oma kardulad ja kompotid ilusti talvevarud ära panna. Ei me kunagi tea, mis ajad meil siin tulla võivad. Nii, kasvuhoone on siin. Tomatid, kurgid olemas sul, pole probleemi. Ja jalutame siit ringi. Väga mõnus hoov. Piilume siit natukene üle aia ka. Vaat siia tuleb siuke väga mõnus mets kasvab, tuleb kased ja männid ja nii, hooviala on päris mõnus, suur, avar. Aed on igal pool ümber ringi. Hekid, privaatne. Siin on ruumi aiamat teha ja ruumi jalgpalli mängida, kui vaja. Ja
muidugi väga mõnus terrass maja tagant kohe välja ja õhtu pärastlõunane päike kõik siia hoovi paistab ja siin mõnus aega veeta ja nautida oma kodu. Lähen kohe testin selle terrassi ära ka. No nii, oi, siin on tõesti mõnus. Ahah, päike paistab kaadris. Siin on tõesti mõnus istuda ja väike hommikukohvi teha ja sõpradega juttu ajada, kokku saada, õhtuti istuda. Proovime selle tooli ka ära. Siin on väga mõnus päikest võtta, ma kujutan ette. Terrassi peal ja vaadata oma hoovi. Hoovivaade. Grill ootab. Täna on laupäeva õhtu. Täna on lausa kohustus ilmselt sinna midagi peale panna. No nii, alati on mul see oht, et kuskil terrassi peale satun, et siis nagu tahakski sinna istuma jääda, aga näed, ei saa ju. Lähme edasi. Tuppa on ka vaja minna, teeme toast ka väikse ringi ja siis on toast ka väike ülevaade olemas. Siin on mingid vanad käsikivid veel. Sellega on oma jagu vist jahvatatud vilja. Nii, siit maja otsast on ka sissepääs veel teine. Siin on korralik uks ette pandud. Ja lähme siis, jalutame siit maja eest pea sissekäigu juurest sisse ja vaatame, mis ruumid siin on. Pildid on purgis ja video on veel teha ja nii, jõudsin nüüd siia esikusse. Välisuks on siin. Ja siin on selline ees on üks esik ja siin on veel üks eeskoda ees ja lähme vaatame, milline see armas nukumaja siis välja näeb. Ja siin ees on üks selline koridor ja hakkame siis järjest, vaatame kiirelt üle siis. Üks tuba jääb siia, eraldi toad, eraldi tuba. Ja liigume edasi, siis elutuba on siin. Elutuast pääseb siis kahte magamistuppa edasi. Siin on üks magamistuba. Väga suur voodi mahub ära, riidekapp on siin ilusti. Ja ahju üks külg jääb siia magamistuppa. Ja siit liigume siis, siin on üks tuba veel. Nii et kokku on siin elutuba ja kolm magamistuba, kokku 4 tuba. Õhksuspump, ilusti vaikselt sahiseb siin praegu. Ja siit liigume siis köögi poole. Köök on mõnus suur avar. Ilus aken on siin hoovi kohe vaatega. Töötasapind siin akna all, väga mõnus. Külmik ja pliit siis jäävad siia nurka ja siin on veel puuküttega ja soojanööriga pliit olemas. Et nagu maal ikka olema peab ja loomulikult ka kõik mugavused, nõudepesumasinad, pesumasinad. Siin on veel üks 50-liitrine boiler. Või nagu selline esik. Kitsape lõue. Ja kõige luksim koht siin majas on kindlasti selle maja vannituba, et mis on väga mõnus suur avar ja täielikult renoveeritud. Vannituba on tõesti avar nagu isatuba oleks siin. Siin on dušinurk. Vann on siin nurgas
ja WC-pott ja siis suur boiler on siis seal, et peaks piisama selle vanni jaoks küll, et saab mõnusat sooja vanni siin teha. Ja siit läheb siis pööningule ja lähme siis tagasi ringiga tuppa. Nii, mis meil siin veel näitamata siis jäi? Ahah, siin on üks pisike ruum veel. Väike maja, aga palju ruume. Et siin oli varem WC, aga see on nüüd siit ära kaotatud, et siin saab nüüd panipaigana seda ruumi kasutada. Ja muidugi väga mõnus suve hommikul lähed siit otse terrassile ja naudid oma hoovi. Käes on sügis, aga linnud laulavad. Täna on tõeliselt ilus ilm ja selline mõnus terrass ja tagahoov on kindlasti omal kohal. Kui sul nüüd küsimusi tekkis selle maja kohta ja kinnistu kohta, siis anna mul kindlasti teada. Kirjuta ja helista mulle. Lepi maja kokku, tuleme vaatame üle. See on tõesti mõnus koht. Tartu maantee jääb siit circa 700 meetrit ja Põltsamaale on siit circa 7 kilomeetrit, Tartu poole circa 50 kilomeetrit. Et ei ole kuhugile väga pikka maad minna. Ümberringi on põllud, metsad. Kinnistu koosseisu kuulub sul siin oma põllumaad circa 1,5 hektarit. Et maja on selline, et tule sisse ja ela, et kõik eluks vajalik on olemas ja jälgi mind kindlasti Facebookis, YouTube'is, kui sul mu videod meeldivad või kui sul see kinnistu meeldib, pane mulle ikka like ja kinnisvara küsimuste korral anna julgelt teada. Kohtume, tšau!